Tere ilusat hommikut, daamid ja härrad, kes te olete siia kultuurikatlasse tulnud ja tervitus ka kõikidele, kes meid jälgivad Postimehe veebivahendusel. Tallinn on 15 aasta jooksul ikka tulevikku vaadanud visioonikonverentsi formaadis ja selleaastane konverents adresseerib keskkonnateemasid ja päris paljudest kohtadest olen ma viimasel ajal kuulnud, et keskkond on just kui kuum sõna, et sellel teemal räägitakse väga palju. Tegelikult keskkonnateemad võivad tulevikus kujuneda veel kuumemaks ja seda tegelikult negatiivses mõttes juhul, kui me täna ei hakka sellele valdkonnale natukene rohkem tähelepanu pöörama, kui me seda võib-olla oleme mõnevõrra varem teinud. Siin tänases päevakavas on väga palju erinevaid teemasid. Nii nagu alguses sai mainitud, siis võib-olla see programm on mõnevõrra tihe ja ettekannete pikkust oleme me reguleerinud pigem kokkusurumise poole, kui et pikemaks venitamiseks. Ja eks sellel on tegelikult ka oma põhjus. Kui me seda konverentsi ja kava kokku panime, oli meie kindel soov jätta diskussiooniks ja aruteluks rohkem aega ja võtta seda pigem ettekannete arvelt. Ehk et me vaataksime läbi valdkonna spetsialistide ja nende tarkade inimeste, kes selle teemaga igapäevaselt süvitsi tegutsevad, nende mõtted ja ideed ära kuulates ise nende aruteludega rohkem andes võimalusi laiemaks diskussiooniks. Kui me mõtleme keskkonnale, siis millest me saame rääkida? Me saame rääkida nendest poliitikatest, mida riik ja omavalitsused kehtestavad ühelt poolt ja teiselt poolt inimeste käitumisest. Tegelikult need mõlemad aspektid, nii poliitilised otsused kui üksikisiku käitumine on see, mis tõenäoliselt väga oluliselt suunab seda, milline saab olema keskkond, kliima ja meie homne ja ülehomne päev. Kui me vaatame neid poliitilisi otsuseid, mis tehakse Tallinnast ja Eestist natukene kaugemal, siis me viimasel ajal oleme päris palju kuulnud sellest, kuidas piiratakse osade transpordivahendite kasutamist, ehk et diiselmootoriga ja bensiinimootoriga autod, aga pigem ikkagi diisliga, on mingites riikides, mingites linnades justkui linnakeskkonnast välja puksitud saamas. Eks tegelikult see on üks mõte, üksikisiku erasõiduk kui linnakeskkonna saastaja, on see siis tulenevalt oma mootorist või rehvivalikust, mis peaks olema kindlasti ka keskkonnale mõeldes üks meie fookus. Jah, ma olen nõus, et erinevate piirangutega võime me saada ka pahameele osaliseks, aga eks muutusi ellu kutsuda tavaliselt ei olegi võimalik ilma osade inimeste pahameelt võitmata. Me räägime sellest, et ühistransport võiks olla prioritiseeritud, et kui mõne aasta eest loodi Tallinnas bussirajad, siis inimesed ei saanud ehk esimese hooga aru, et miks see nii hea mõte on ja see pigem justkui segaks liiklust. Täna oleme me aru saanud, et andes bussiliiklusele prioriteedi ja hoides bussiühendused head, aitab see inimesi autodest välja tuua. Ja need, kes ka bussiga sõita ei taha, saavad tänasel konverentsil kuulda sellest, kuidas Taanis näiteks jalgratastega liikumise teema on sedavõrd igapäevane, et paljud vaatavad ka õppivate pilkudega taanlaste poole. Mul on suurepärane hea meel tervitada siin professor Malenet, kes on meile Taanist Aalborgi ülikoolist tulnud ja suur tänu Taani saatkonnale selle abi eest. Me ei räägi tänasel konverentsil väga suurelt näiteks
ma ei tea, kaevandusest, kivisöest ja tuumajaamast, sest see jääb ühtepidi nii-öelda Tallinna piiridest välja, vaid pigem keskendume sellele, mida me saame ära teha Tallinnas, siin Tallinna regioonis ja mida saavad ära teha tallinlased. Kui me mõtleme oma keskkonnale, siis viimasel ajal on uudistest silma jäänud see, et justkui noored on need, kes kõige rohkem keskkonna pärast muretsevad. Jah, see, et kuskil 79% Eesti inimestest ühe viimase Kantar Emori uuringu järgi on valmis oma käitumist üle mõtlema sellest keskkonna aspektist tulenevalt, on selline nii-öelda sotsioloogiline fakt, aga see, et noored selle pärast muretsevad, see on ka ilmselge. Mul oli rõõm siin mõne aja eest kliimastreikivate noortega kohtuda ja küsida nendelt, et mis on siis see põhjus, miks te kooli ei lähe, vaid tänaval oma sõnumit poliitikutele ja avalikkusele üritate selgeks teha. See, miks noored streigivad, ma usun, et saab ka tänasel konverentsil meile kõigile natukene selgemaks. Kui me mõtleme seda, et mis siis Tallinn on eelneva perioodi jooksul teinud, bussiradadest ma natukene rääkisin ja teine või ütleme siis, et viimane oluline asi, mida on poliitilise otsuse tasandil tehtud, on see, et kõik avalikud üritused, mis alates 1. oktoobrist Tallinnas toimuvad, ei saa enam kasutada ühekordseid plastnõusid. Ehk et ka see on selline üks samm natukene lähemale keskkonnateadlikumale käitumisele Tallinna linnas ja ma usun, et see ei ole ainuüksi mitte ühe omavalitsuse piirides nii, vaid tegelikult see mõtteviis levib ja on tegelikult ka levinud siia Tallinnasse mujalt. Mainisin ka seda, et muudatused põhjustavad vastuseisu, olgu see rääkides elektriautode eelistamisest diiselautodele, olgu see plastnõude keelamisest, olgu see ühistranspordiga seonduvates küsimustes, olgu see jäätmemajanduse küsimuses ja millest tekivad vastuolud. Siin võib olla põhjuseid mitmeid. Üks on harjumuse jõud, millest me tänasel konverentsil palju ka esimeses plokis räägime. Inimeste täiesti tavapärane laiskus või teadmatus, aga loomulikult ei saa mööda ka sellest, et tihtipeale need, kes sinu otsuseid või plaane kritiseerivad, on ajendatud ka oma isiklikest näiteks ärihuvidest. Nii et keskkonnateemad, mis täna siin Tallinna visioonikonverentsil üles kerkivad, võiksid saada väga praktilise väljundi. Ehk et me ei räägi siin päeva jooksul teemal, mis meid kõiki huvitab, vaid nendest mõtetest, mis täna siin läbi räägitakse ja läbi arutatakse, võiks paika saada selline ajatelg, kuhu erinevad sündmused, erinevad poliitilised otsused ja erinevad muudatused ühiskonnas võiksid paika saada, et siit nendest mõtetest järgneksid reaalsed sammud, mis viiksid meid keskkonnateadlikuma Tallinna poole, et me võiksime uhkusega öelda, et Tallinn tegelikult on keskkonnateadlik linn ja et see ei ole mitte ainuüksi loosung, vaid et see tegelikult on ka meie eesmärk. Soovin kõigile konverentsil huvitavat kaasamõtlemist, põnevaid diskussioone ka kohvipausi ajal ja loodame, et meie Tallinn on homme keskkonnateadlikum, kui ta seda on täna. Toredat konverentsi kõigile!